Mis õppus üle Eesti praegu käimas on? Algatuseks parandaks seda, et see ei olegi õppus, et see on tegelikult ajalooliste lõhkekehade kahjutuks tegemise operatsioon nimega Open Spirit 2015. Palju on osalejaid ja kus tegevused toimuvad? Osalejaid on ligemale 700 meremeest nii maal kui merel. Tegevused toimuvad siis Tallinnas, on peaasjalikult Naissaare lähedal Tallinna liinidel, kus on siis NATO alaline miinitõrjeüksus MCM Grupp 1. Siis oleme me siin samas lõunarannas, kus on siis tuukrilaager ja on seitsmest rahvusest tuukriüksused, kes siis opereerivad kaldalt paatidega, ja on Sõrve tipus on siis Baltroni juhtimise all task või sihtüksus, kes siis tegeleb seal piirkonnas, Irbeni väinas. Kuidas seni on ettevõtmine kulgenud? Siiamaani on pigem olnud selline ettevalmistav osa ja küll aga möödunud ööl leiti siis Tallinna lahelt juba 4 miini, millest minu teada tund aega tagasi oli 1 oli siis kahjutuks tehtud. Et ettevõtmine on kujunenud vastavalt plaanile ja oodatult on tõenäoliselt palju miine tulemas ja leitamas. Lõhkamise piirangud on küll eriti just siin Saaremaa, Hiiumaa piirkonnas on see, et on paljud lõhkekehad võivad olla looduskaitsealadel ja me juba täna teame lõhkekehi, mis on kindlalt looduskaitsealadel. Ja see siis, kuna maikuu on see, kus nii-öelda loodus tegeleb aktiivselt järeltulevate põlvede soetamisega või ilmale toomisega, siis see teatavad piirangud seab. Küll aga ma tahaks siinkohal kohe öelda, et meil on väga hea koostöö Keskkonnaameti Lääne piirkonnaga, kus me siis vastavalt vajadusele või nõudlusele kooskõlastame lõhkamissoovid ja siis ka sellest lähtuvalt tegutseme. Kui saab, siis lõhkame ja kui loodus ei ole oma tegemistega valmis, siis nüüd ei lõhka ja tuleme hiljem tagasi ja teeme siis, kui see kedagi ei sega. Ja mitmendat korda sellist operatsiooni läbi viiakse? See siin peaks olema 9. kord, küll aga ma pean siis silmas Open Spirit seeriatest, et on roteeruv operatsioon, mis roteerub 3 Balti riigi vahel, Eesti, Läti, Leedu. See aasta on ta Eestis, järgmine aasta on ta Leedus ja ülejärgmine aasta siis Lätis ja siis jõuab ta ringiga jälle meile tagasi. Küll aga on tehtud aastast 1994, kui ma nüüd õieti mäletan, erineva nime all miinitõrjeoperatsioone ajaloolistele lõhkekehadele ja neid kokku tegelikult on rohkem kui 15 juba. Meie selja taha jääb tuukrilaager ja oleme Lõunaranna sadamas. Kui palju on siin praegu mehi ja mis tegevused toimuvad? Kokku siin laagris töötab päeval täpselt 100 meest. Ja hetketegevus on siis see, et tuukrid, kes on siis siin miine otsimas ja kahjutuks tegemas, on praegu merel ja selle tõttu ongi see laager siuke tühi natukene, aga päeval, kui nad siis merelt tagasi tulevad, siis nad hooldavad oma varustuse ja hoiavad seda siin. Alustati töödega juba möödunud nädalal. Millal mindi esimest korda merele? Tegelikult Merevägi alustas selle operatsiooni ettevalmistamist juba aprillis. Ehk see protseduur on ju selline, et kõigepealt, et tuukrit saata kuskile midagi identifitseerima ja lõhkama, peame ta kõigepealt sealt merepõhjast üles leidma. Ja selleks, et tuukritel oleks siis piisavalt kontakte, mida kindlaks teha, alustasime me alverobotitega tööd juba aprillis. Ja esimest korda nüüd selle operatsiooni viimastel nädalatel läksime merele siis eelmisel esmaspäeval, kui Eesti ja Rootsi alvesonari meeskonnad läksid aladele siis otsima neid kontakte. Tuukrid ise saabusid siia nüüd nädalavahetusel. Eile oli siis esimene päev, kus testiti veel varustust, mõningad harjutused, õppused olid siin. Ja täna on siis praegu, kui me räägime, esimene päev, kui kontakte identifitseeritakse merel, ehk siis tehakse kindlaks, mis sonari poolt leitud kontakt on, kas ta on miin või ta on kivi või ta on mingi muu asi. Ja siis hiljem juhul, kui ta miiniks osutub, siis nad ka lõhatakse, kui saame. Kas kaardistamine jätkub või on praegu kõik kahtlased objektid juba kaardistatud? See kaardistamine jätkub pidevalt, sest tuukrid järjest identifitseerivad kontakte, nii et neil peab olema töö poolt ette antud. Nii et see kaardistamine jätkub arvatavasti ikka päris viimaste päevadeni. Ja kui palju praegu see tööpoolt, kui suur see on, et kui palju selliseid kahtlased objekte, mida minnakse kontrollima tänase päeva seisu kavastatud on? Praegu on neid üle 200,
mis on oma kuju ja mõõtmete poolest miinide sarnased. Ja selle tõttu ongi vaja siis tuukreid, kes siis ütleksid, et kas ta on miinisarnane kivi või ta on tegelikult siis miin. Nii et kontakte on, aga samas vaadates, et meil on 77 tuukrit peaaegu, et kes neid otsivad, siis neid kontakte peab ikka palju olema. Kas nii suur rahvusvaheline koostöö siin Muhu saarel on esmakordne? Ma usun küll, jah. Ma arvan, et selle 2015. aasta Open Spiriti tuukriüksus on üleüldse kõige suurem tuukriüksus, mis Eestis kunagi olnud on, oma suuruse poolest just. Nii et kahtlemata on see siis esimest korda ka Muhumaal, jah. Ja kui toimuvad lõhkamised, kas inimesed peaks ikka kuidagi selleks valmistuma või on oht, et see kedagi häirib ka? No kui me ranna lähedal, nüüd väga ranna lähedal peaksime lõhkama, siis võib olla, et kostub see lõhkamine maale. Aga üldiselt meie operatsioonialad on ikkagi nii palju merel, et ei tohiks küll kuidagi kaldani jõuda see kõmakas. Ma just enne ütlesin siin, et ma ei taha ära sõnuda, et kui palju me siis tegelikult leiame, sest täna on ju esimene päev, kui mehed väljas on. Aga loodame ikka, et üle 10 ikka. Aga eks see elu näitab siis, mis tegelikult juhtuma hakkab. Ja siinkohal ma tahan muidugi tänada ka sadama omanikku, kelle härra Olaf Urkset, kelle lahkel loal me siis siin need 3 nädalat kokku viibime.